Me oleme nüüd Jüri Luige uues kodus Võrus, Võru linn Jüri tänav 1 A. Et selles mõttes selline sümboolne aadress ja räägime jälle nagu eelmiselgi korral poliitikast Võru linnas. Et Jüri on nüüd vahepeal siin käinud ringi ja kogunud informatsiooni, mida kuskilt mujalt allikatest ei ole võimalik saada ja mis 99% üldiselt nagu on näidanud ajalugu, siis peab ka paika. Nii et mis on sinu nagu sellised nüüd uuem info siis Võru linnas toimuva kohta? No momendil ta haakub ilusti ka Vabariigi Valitsuse süsteemidega, sellepärast et kõigi eelduste kohaselt Reinsalu tagasi ei astu. Hiljemalt kolmapäeval siis Vabariigi Valitsuses seal, ma loodan, toimub üks muudatus, sellepärast et umbusaldus tuleb. Ja eks see, mis seal salata, nagu mõned kuud tagasigi sai öeldud, alati tuleb leida üks hea põhjus, mille varjus siis teha üks suur valitsuse vahetus. No 15% tõenäosusega on see, et valitsus jääb paika, aga Tontsa teab. Aga mis puutub Võrus, siis... Sa ütled, siis tahad öelda seda nüüd, et nüüd lähebki siis selleks valitsuse vahetuseks, millest sa rääkisid juba siin mitu kuud tagasi. Jah, ainult... Või mida sa prognoosisid mitu kuud tagasi? Ma prognoosin ta mitu kuud tagasi, lihtsalt nii palju on nüüd muutunud, et kui enne oli selge, et valitsuse vahetus tuleb, siis kui nüüd valitsuse vahetust ei tule, siis süüdi on seal Reformierakond, sellepärast et ta lihtsalt ei taha enne neid Riigikogu valimisi valitsusse minna, sellepärast et ka praegu on tehtud hästi palju lolle otsuseid, ise näete, mis siin on. Eriti ääremaal on siin kauplust lähevad kinni ja see lubatud aktsiisi ja igasugused miinimumid, mis pidi kõik rahvale tulema ja kus ta on nüüd, siis kõik on ära söödud. Aga samas oleks nüüd just hea valitseda, sellepärast et kõik jama saab lükata selle sotside ja Keskerakonna kraesse. Veel ei saa, sellepärast et paar ebapopulaarset otsust on veel vaja vastu võtta. Ma ei taha nagu oraator olla, eks te ligema 2 kuu jooksul ise kuulete. Reformierakonnal ei ole praegu kasulik võtta võimu. Nii et kui nad pannakse sundviskesse, siis midagi pole teha, siis nad lähevad võimule. Aga kui vähegi saab, siis nad momendil veel võimu ei taha. Enne kui see Kallas, Kaja Kallas, väga sümpaatne naisterahvas, teeb võimuvahetuse ära ja kõik nagu öeldakse, kodutöö on ära tehtud Reformierakonnas siseselt, et siis on paras võtta võim. Ja siis ongi paras juba ka uued Riigikogu valimised, seepärast ebapopulaarseid otsuseid tuleb veel mõned teha ja praegu oleks kasulik lasta Reformil ja Keskil ja sotsidel see ära teha. Aga mis puutub nüüd Võrusse, siis ütleme, mis seal salata, ka linnavalitsuse töötajad, need, kes minuga suhtlevad siiamaani vanast harjumusest, ega Kallasega ei, tähendab, Allasega, Kallas ja Allas kogu aeg nimed sassis. Allasega ei olda eriti rahul, sellepärast et Allas, ma ei tea, mis kompleks see on, aga eks tema tahtis jäljendada natuke seda kadunud Robert Lepiksoni, teha suur Võrumaa. Mis seal salata, see plaan Võru valla ja teiste valda poolt, ma kasutan Raimo Kägu lemmik väljendit, saati nii öelda karu perse. Et selle pärast ollakse nagu siis temast pettunud? Ei, et Allas on nagu kibestunud, et tal ei õnnestunud see suur plaan, ta ei oska kaotada. Ja siis praktiliselt ei teha, mitte midagi praegu ei teha. Et kõik seisab nagu, jah? Jah, moment seisab. Ükskõik mida räägitakse, et me teeme, kus me teeme? No liu välja nad tegid. Allas või? Allas kiitis ainult seda inimest, kes lumelabidaga lükkas looduse poolt tehtud järve jääb natuke paika. Aga tegelikult on üks jama on ruudus.
mis puudutab nüüd seda abilinnapead, mis ta nimi oligi see. Sarapuu, jah. Sina ütlesid nime, järelikult see peab olema see, kel on topeltkodakondsus, sellepärast et olgu lihtinimestega kuidas on, aga maksumaksja raha eest, kes saavad palka sellest maksumaksja rahast, see ei tohiks olla mitte mingil juhul topeltkodakondsusega, eriti veel nii-öelda riigiametnik. Noh, praegu öeldakse, et see on nagu omavalitsus, mida kuradi omavalitsus. Omavalitsus ei ole, meil ei ole linn, riik. Me kõik saame ju raha, kaudselt ikkagi raha riigi eelarvest ja nii edasi. Kuhu ma tahan jõuda? Sarapul on topeltkodakondsus ja topeltkodakondsuse puhul sa oled ju lojaalne põhiseaduse järgi sellele riigile, kelle kodakondsus sul on. Sarapul on nüüd meie kodakondsus ja Austraalia oma. Me kõik mäletame seda, kuidas ta rääkis oma intervjuudes, kui ta võttis Austraalia kodakondsus. Unelmatu lugu. Kallid sõbrad, kui mina oleksin Austraalia eriteenistuse juht, siis see on nüüd väga hea saak. Sellepärast, et kui ma olen, ütleme näiteks ma olen Eesti kodakondne, käin Austraalias, tulen tagasi, käin teises riigis. Mis takistab kapol astuda minu juurde ja ütlema, et sa oled ju lojaalne selle riigile. Räägi sellel ja sellel teemal. Ja kui see ei ole mitte mingisugune eriline, noh nagu öeldakse riigisaladus, tavakodanik räägib. Me unustame nüüd selle jutu juures ära selle, et tegemist on piiritsooni lähedal oleva omavalitsusega. Sellepärast, et Võru on omamoodi nagu Bermuda kolmnurk. See on piir Lätiga, piir Venemaaga. Ja see piiripunkt on võrdlemisi tähtis. Kui mina oleksin selle Austraalia eriteenistuse tegelane, siis esimese asjana ma võtaksin Sarapuu ette ja ütleksin, näed, sul on Austraalia kodakondsus. Nüüd võib-olla teeme nii. Ma ei taha mitte midagi öelda, aga võib-olla seda on juba tehtud. Aga samas Austraalia on justkui nagu Eesti liitlane või ta ei ole vaenlane vähemalt? Tähendab, ega selleks ei pea olema vaenlane, et võtta pihtide vahele või mõjutada oma mõnda riigi kodanikku, kes on siin. Sa mõtled, et Sarapuu kaudu on võimalik näiteks mõjutada Eesti poliitikat? Mitte Eesti poliitikat. Sarapuu kaudu mina oleksin selle eriteenistuse inimesena Austraalia oma kindlustanud oma huvid siin. Ütled, Austraalia ei ole Võrus huvisid. Võib-olla mitte. Aga infot on võimalik müüa. Infot on võimalik talletada. Infot on võimalik koguda. Et näiteks nemad saavad näiteks müüa seda infot võib-olla venelastele. Ma nii otseselt... Mis nad Sarapuu käest on saanud? Ma niimoodi otseselt ei ütle. Mina näiteks... Ma ütleksin... Või hiinlastele ütleme siis? Ei, vahet pole. Ostjaid leiab alati, kui on vajalik lugu. Aga läbi Sarapuu, veel kord ütlen, oleks mina Austraalia eriteenistuse inimene. Ma paneksin sellele Sarapuule käpa peale. Või olengi juba pannud käpa peale. Ja läbi Sarapuu on võimalik ikkagi mõjutada teatud firmasid, teatud otsuseid niimoodi, et mulle vajalik inimene tegeleb olmespionaažiga, tegeleb ükskõik missuguse info kogumisega, ta pannakse paika. Tähendab, Sarapuu on ikkagi omavalitsuse juhi teine nägu. Allas esimene, tema asetäitja. Ta vastutab selle majanduse ja finantsi eest. No, jumal. Läbi Sarapuu keegi paika panna. Nali. Leitakse firma, abilinnapeaga tahetakse hästi läbi saada. Kuule, võtta see tööle, mitte linnavalitsusse. See on korruptsioon. Ei, teatud teistesse struktuuridesse. Samas
linnavalitsuse abilinnapea käest küsitakse ikka teinekord nõu, et mida sa arvad ühest või teist asjast. On see siis piirivalve, on see siis mingisugune polügoonide lugu, ükskõik mis asi. Ja tema annab oma arvamuse. Tema avaldab arvamuse. Aga kust me saame kindel olla, et see arvamus on ainult tema oma. Saad mõttest aru? Nii et turvariski seisukohalt on topeltkodakondsusega nii-öelda juhtiv omavalitsuse töötaja piiritsoonis, eriti veel kui on Euroliidu ja Venemaa piiril, ülim turvarisk. Võimalik, et ma teen Sarapule liiga. Aga öelge mulle üks hea põhjus, miks Austraalia eriteenistus on sellise magusa suutäie maha maganud. Või olles poliitkorrektne, ligemal ajal veel maha magab. Sinna ma tahan jõuda, et tegelikult lihtinimene, hunt temaga on topeltkodakondsus. Muide juhin tähelepanu, riigiametnikud on öelnud, et see on küll joksskeem, aga Eestis ei ole see normaalne. Kurat, te proovige Soomes, Norras, Rootsis saada nii-öelda riigi palga peale topeltkodakondsusega inimese. See naerdakse välja. Minge pakkuge praegu Helsingis, et kuulge, et võib vähe Helsingis, Viiburi, et piiriäärses selles maakonnas pakkuge välja, et omavalitsuse juhi asetäitja on topeltkodakondsusega. Nalja teete. Nii et tegelikult oleks veel tegemist spetsialistiga. Tema määramine oli ju omaette jama, sellepärast et kui Kalev oli spetsialist, Kalev Ilves, tema juhtis linna nagu vanglat, okei. Nüüd Allas sai toetuda Kalev Ilvesele. See uus aselinnapea volikogus tõuseb püsti, annab mõista, et ega ta seda ala ei tunne, aga ta loodab linnapea toetusele. Kes ka ei tunne eriti majandusvaldkonda? Nojah. Nii et mentoriks ei ole ka veel spetsialist. Isiklikult mul tekib küsimusi. Võib-olla teistel tekib ka küsimusi. Et ta oleks nagu kellegi poolt sokutatud sellele kohale või? Väga piinlikult täpselt pandi teda paika. Sellepärast, et mis seal salata, kui võtta see noor härrasmees. Kes ei ole mingi 10 aastat Võrus olnud, eks? Kes ilmub välja, ei tea kust? See on üks asi. Ja panna kõrvale Kottmanis. Ja, kes on kogenud omavalitsusjuht, kes tunneb kõiki majandusküsimusi, kõiki, eks ju. Kes sinna sobiks. Ja surutakse kõrvale, on ju, täiesti. Ja, väidetavalt, et Allas kaartis konkurentsi. Aga kus on Allase isiklik linn või? Linna seisukohalt. Et parimad spetsialistid peaks ju linna juhtima, eks? Jah, võimalik, et ka veel konkursi korras. Nii et veel kord ütlen, Allase seisukohalt täiesti küündimatu otsus isiklike ambitsioonide kaitseks mitte võtta tööle spetsialist, vaid panna ta Võru vett juhtima. Samas, kui ta tahtis koalitsiooni kindlustada, võtnud Kottmanis sinna selleks abilinnapeaks, jätnud miks sinna paika Võru vette. Ega ta Võru vee, ütleme okei, miks võttis napsi, jäi vahele, keegi ei eita seda. Aga Võru vees ta sigadusi korda ei saanud. Ta juba 4 aastaga juba asi on ju paigas, eks ole. Ja miks oleks olnud ideaalne truu liitlane tal seal volikogus, eks ole. Praegu mis ta sai? Said ainult selle, et linna ja volikogu juhib Keskerakond. Müts maha tuliku ees. Ma ei ole tal mingi südamesõber ja tema on ka minu kohta öelnud mida iganes. Aga nii peenelt kõik auti mängida ja valitseda ikkagi nii volikogu kui ja linna. Tubli tulik. Olukorras, kus nad ise valimisi ei võitnud, eks? Just. Ma kasutan võimalust, tulik tegi praegu Allasele ära nagu Bart Konnale. Nii et need on nagu öeldakse see põhiprobleemid. Kulujutte ei taha levitada, aga
üks märksõna ilmselt on Võru haigla. Ma peaks veel natuke täpsemalt uurima, et siis tulla uue teemaga lauda Võru haigla ja Allas. Aga teeme nii, et need on praegu märksõnad, mitte süüdistused. Noh, märksõnad võib olla ka talv ja lumi. Luik ja ma ei tea, kunagine punapea, mida iganes. Tähendab, märksõnade peale ei tohiks keegi isegi kulmu kelgitada. Aga kui me tuleme selle laudeva teemaga pärast poole, siis on see okei. Aga mis sa arvad, kui nüüd näiteks see valitsus kukub, ma mõtlen vabariigi valitsus, et kes selle uue koalitsiooni siis teevad? Kui pannakse reform sundviskesse, siis on reform pool Keskerakonda, IRL ja see. Milline pool Keskerakonda siis? see, kes ei ole Ratas, ütleme niimoodi poliitkorrektselt. Siis selge pilt. Võetakse punti emba kumba, kas EKRE või Vabaerakond. See on poliitiliselt väga kasulik teha, sellepärast, et ei tohi neile anda Riigikogu valimistel väga kõva kõlapinda. Keskerakond oleks järgmised Riigikogu valimised tuima näoga võitnud, sest ta sai öelda 17 aastat opositsioonist, kui meie saaksime, meie teeme. No, palun, said, mida iganes. See on ka nüüd üks põhjus, miks pärast reformi ei tahaks praegu minna valitsusse. Sellepärast, et on 1000 muud moodust poliitilise reitingu alla kiskumiseks. Selleks ei pea olema valitsusest. Võib-olla Ossinovski parteil ongi kaval mängida solvunud ja lasta ennast auti lüüa, sest et nad on nii palju sitta teinud. Aga samas muidugi Keskerakond ja sotsid on jällegi ka kahvlis, et nad ei saa minna opositsiooni, kuna kohtu all on ju selle Ossinovski isa ja Simsoni elukaaslane. Ja ma saan aru, et neid üritatakse praegu päästa iga hinna eest. Seda küll, aga küsimus... Kui nad võimust taganevad, siis nad saadetakse kohe kohtu alla ju. Ei, seda küll. Küsimus ei ole, et kui nad taganevad, räägime asjast, kui toimub valitsuse vahetus, siis nad tagandatakse. Sellepärast, et ja ma mõtlengi seda, et nemad mingil juhul ei taha taganeda. Aga poolel Keskerakonnal on siga ükskõik. Nemad ei ole kohtu all, nemad ei ole midagi. Need vägisi kakuti ära vanast süsteemist ja pandi Ratase punti. Need ootavad tasumise tundi. See on pool Keskerakonda. Sotsid. Nende reiting on juba praegu niivõrdki maha ära taotud, eks ole. Neil läheks opositsioonis olles isegi võib-olla varemini. Sellepärast veel kordan. Praegu on veel ridamisi viletsaid otsused, mis on vaja vastu võtta. Ja on suurima hea meelega. Mina näiteks Reformierakonna asemel võimule ei trügiks. Aga kui pannakse sundviskesse, võtta või jätta, kus tuleb minna. Muidugi siis ainult sellisel juhul, kui nad küsivad palju. Ja siis kullakse nõus, Aga Võru linna jaoks võib see olla isegi, või võib see olla halb, sellepärast, et siis nad satuvad mõlemad, nii Keskerakond kui sotsid, kes on Võrus võimul, nad jäävad nagu valitsuse tasemel opositsiooni ja Võru ei saa enam rahasid. Eriti palju neil küll praegu saad saada. Sellepärast, et mis on paika pandud selle aasta riigieelarves. Seda keegi ringi ei tee. Nood eraldused, mis on saadud või jäi saamata, nood on paigas. Nibin-nabin 10-15% ulatuses võidakse midagi ringi mängida. See pole midagi. Sotside mitte võimule saamine Toompeal uues valitsuses tähendab seda, et Riigikogu valimistel Allas enam nimekirja ette otsa ei saa. See tähendab seda, et tema suur unistus saada nüüd lõpuks ka üks ja ainus kord Riigikokku. Väga palju sotse jääb ka sellega seoses töötuks. See on veel omaette jama. Nad peavad hakkama üksteist ära sööma ka siin koha peal selleks need, kes hakkavad tagasi tulema. Ja Allasel läheb olukord siin väga tuliseks siis.
tolles mõttes on ütleme, ega nüüd talle keegi veksa ei anna, tuhanded välistatud, eks ole. Aga küsimus on selles, et selleks, et linna juhtida, sul peab olema vähemalt 2 või 3 inimest, kes, mulle meeldib see Jürgen Ligi väljend, kes jagavad finantsanalüüsi. Neid momendil ei ole, sellepärast, et Allase jaoks kõige suurem löök olid need valimised. Ta oli nii 1,000,000% kindel, et endine VVV saab kas või ühe ainsa koha. Vanamendi Pihtnivus ja see, et Kalev Ilves ei osalenud valimistel, see tegi niimoodi, et VVV-d ei saanud. See tähendab seda, et sealt ei olnud enam alust võtta isegi ühtegi inimest tööle. Ja Võru, ütleme, korrakaitse seisukohalt oli see ka halb liigutus, sellepärast, et oli, mis ta oli. Aga korrakaitsekomisjonis võiks olla ikkagi üks juhtiv politseinik. Ja see oli Anti Paap. Ja lisaks sellele muidugi nagu erinevalt siis Keskerakonnast, kes nagu tegelikult juhib Võru linna, siis vastutavad sotsid. Või need, kelle peale näpuga näidatakse, on sotsid. Just. Ja ainult sotsid. Ainult sotsid. Tolles mõttes, ma ütlen veel kord, pagana tulik. Et momendil oli parem kombinaator kui ka mina. Sellepärast, et teha mida iganes ja vastutada mitte millegi eest, see on ülikõva sõna. Ja küll, aga suur aitäh!